Tere jõudu jalgpallirahvas! Corner TV on tagasi uue episoodiga ning kuigi on koondise akna aeg ning hetkel väga palju tippjalgpalli ei mängita, siis mängijate üleminekute osas meil aga juttu jagub. Vaatame koos üle potentsiaalsed ning ka juba lukku keeratud tehingud. Tänaseks kuupäevaks on 13 juuni ning osa numbriks on ette kerinud juba 25. Ning siit me läksime. Premium-liigas teisel kohal paiknev Tallinna FCI Levadia andis teada, et on sõlminud lepingu poolkaitsja ja meeskonna endise kapteni Brent Lepistuga. 30-aastane keskväljamängija esindas viimati Rumeenia kõrgliiga klubi Mioveni, kellega jäädi aga superliigas viimasele kohale ning kukuti seega esiliigasse. Lepistu veetis klubis pool aastat ning jõudis selle ajaga väljakule 8 korral, millest 4 puhul alustas ta mängu algkoosseisus. Argentiina jalgpallitähte Lionel Messi reisis koos koondise kaaslastega Hiinasse, kuid sattus lennujaamas sekeldustesse. Argentiina koondis kohtub 15. juunil Pekingis sõpruskohtumisel Austraaliaga ning seetõttu on hakanud värsked maailmameistrid ka tasapisi Hiinasse lendama. Kohalik meedia kirjutab, et Messi saabus Pekingi lennujaama eralennukiga, kuid politsei pidas ta peagi kinni. Segadust põhjustas fakt, et ta oli riiki saabunud Argentiina passi asemel Hispaania omaga. The Sun kirjutab, et Messit hoiti kinni umbes 2 tundi, kuni paberimajandus sai korda aetud ning tal lubati riiki siseneda. Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappé saatis oma koduklubile PSG ametliku kirja, milles andis klubi juhatusele teada, et ei kavatse oma praegust lepingut pikendada. Mbappé leping kehtib 2024. aasta 30. juunini ning sisaldab endas klauslit, mis võimaldab mängijal lepingut automaatselt 1 aasta võrra pikendada. Just sellest loobumisest Mbappé klubi juhatus teavitaski ning see tähendab, et ta võib juba jaanuaris käed lüüa mõne teise võistkonnaga. Prantsusmaa meedia eesotsas Le Quipega kirjutab, et klubi pole oma tähekäitumisega mõistagi rahul. Esiteks oldi arvamusel, et läbirääkimised uue lepingu osas liiguvad positiivselt ning kuna Mbappel on klauslit võimalik rakendada augusti alguseni, peetakse tema otsust järjekordseks võimumänguks. Eesti A-koondis kohtub juunikuus EM-valikmängudes võõrsil Aserbaidžaani ja kodumurul Belgia koondisega, kuid isiklikel põhjustel ei liitu koosseisuga keskkaitsja Joonas Tamm. Koondise peatreener Toomas Häberli rääkis, et on Tammega pidevas suhtluses ja valmis teda võimalusel koosseisu liitma. Olen Joonase pühendumises kindel. Praegune olukord on lihtsalt keeruline, sest ta on läbirääkimistes uue klubiga ja tippspordist tulenev risk on väga suur. Joonasel on ka kerge vigastus, millega ta võiks küll tavaolukorras mängida, sõnas Häberli. Saksamaa jalgpallikoondis pidas esmaspäeval võistkonna ajaloo 1000. rahvusvahelise mängu, kui teenis Bremenis Ukraina vastu lisaminutite penaltist 3-3 viigi. Esimest korda jooksis Saksamaa koondis väljakule 1980. aasta 5. aprillil, kui Baselis jäädi Šveitsile alla 3-5. Korraldajariigina ei pea Saksamaa EM-valikmänge pidama. Ukraina läheb seekordses aknas vastamisi Põhja-Makedoonia ning Maltaga. Mitmed rahvusvahelised väljaanded kirjutavad, et Manchester City klubi ajaloo esimese jalgpallimeistrite liiga tiitlini juhtinud katalaan Pep Guardiola kavatseb praeguse lepingu lõppedes Inglismaalt lahkuda. Nii ESPN kui Guardian kirjutavad esmaspäeval kindlas kõneviisis, et kui Guardiola praegune leping Cityga pärast hooaega 2024-2025 lõpeb, ei kavatse katalaan seda uuendada ning lahkub meeskonna juurest. ESPN viitab allikatele tuginedes, et praegu 52-aastane katalaan võib seejärel olla huvitatud mõne rahvuskoondise juhendamisest. Varem on tema palkamise vastu huvi tuntud näiteks Brasiiliast, ent The Times pakub, et Guardiola võib hoopis kätt proovida ka 4. suures Euroopa liigas ehk Itaalia Serie A-s. Millise liiga või koondise juhendamise võiks Pep Guardiola järgmiseks oma plaanidesse võtta? Jaga meiega oma arvamust kommentaariumis. Chelsea poolkaitsja Cesare Casadei valiti lõppenud U20 MM-i turniiri parimaks mängijaks. Ühtlasi lõpetas ta ka turniiri suurima väravalööjana, võites nii kuldpalli kui ka kuldsaapa auhinnad. Tegemist on esimese mängijaga ajaloos, kes on nimetatud turniiril suutnud võita mõlemad auhinnad. Varasemate kuldpallide võitjate hulka kuuluvad sellised tuntud nimed nagu Lionel Messi, Paul Pogba ning Diego Maradona.
Vinicius Juniorist sai ametlikult Real Madridi uus number 7 pärast seda, kui Eden Hazard klubist minekut tegi. Võimalust numbrivahetuseks kasutas ka Rodrigo, kes haaras endale Marco Asensio poolt vabaks jäetud number 11. Eelnevalt kandis brasiillane number 21 särki. Jalgpalliajakirjaniku Arantxa Rodriguez'i sõnul on Luka Modric otsustanud sõltumata hiiglaslikule pakkumisele Saudi Araabiast siiski Real Madridi jääda. Ajakirjaniku sõnul on horvaatlane juba Realiga lepingupikenduse 2024. aastani ära teinud ning klubil jääb veel üle vaid ametlik teadaanne teha. Uudisteportaali Marca väitel on mehel Al-Ahlist pakkumine, mille kohaselt oleks ta hakanud aastas 80 miljonit eurot teenima, kuid ta lükkas selle tagasi. Marc-Andre ter Stegen on kroonitud La Liga 2022-23 hooaja parimaks mängijaks. Sellel hooajal suutis kindamees 38 mänguga kirja saada lausa 26 nullimängu ning lasi enda võrku saata vaid 18 väravat. Ter Stegen suutis auhinna ära noppida selliste suurte konkurentide ees, nagu seda olid Antoine Griezmann ning Robert Lewandowski. Tõmbame siinkohal tänaseks otsad kokku ning kui soovid ka homme olla värskemate jalgpalliuudistega kursis, siis tead juba, kust meid leida. Nagu ikka, aitab selle video laikimine, kommenteerimine ning share'imine meie kasvule kaasa, seega tehke seda julgelt ja ärge hoidke ennast tagasi. Muidugi pange ka meie kontole subscribe, kui te seda veel teinud pole ning kohtume juba päeva pärast. Okay, that doesn't matter. The real question is this. Was all this legal? Absolutely fucking not. But we were making more money than we knew what to do with.